Eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides toimus tragöödia, ootamatu ja katastroofiliselt võimas üleujutus, milleks polnud valmis ei võimud ega tavaelanikud. Ja see toimus riigis, kus on olemas kõik vajalik, süsteem kataklüsmide ennustamiseks ja elanikkonna hoiatamiseks, tehnilised võimalused hädaolukordadele reageerimiseks. Tegelikult, kui kliimaolukorrale mõistlikult ja ausalt vaadata, siis ta ei tundu sugugi optimistlik. Olukorra paranemist pole näha. Vastupidi, olukord aina süveneb. Vaadakem seda väljaannet, et saada lisateavet USA's toimunud surmava üleujutuse ja teiste möödunud nädala sündmuste kohta. USA Texase osariik koges oma ajaloo üht surmavamat loodusõnnetust. 4. juuli öösel keskpiirkondi katnud võimsad paduvihmad, mõnes kohas sadas päevas üle kuu jagu sademeid kuni 250 mm ja sademete intensiivsus ulatus 100 mm tunnis. Jõed ajasid kiiresti üle kallaste, ujutades üle asustatud alad vaid mõne minutiga. Kerri maakond, mis asub Guadalupe jõeorus, sai eriti rängalt kannatada. Veetase saavutas rekordiliselt teise kõrgeima taseme kogu jälgimise ajaloo algusest. Elanikud ütlesid, et nad ei saanud mingeid ettehoiatusi. Kuna piirkonnas puudub üleujutuste hoiatussüsteem, ei äratanud neid mitte sireenide heli, vaid raevukate elementide möirgamine. Umbes 6 meetri kõrgune surmav laine pühkis minema kõike oma teelt, hävitades maju ja teid. Alustati elanike kiireloomulist evakueerimist. Eriti traagiline olukord oli jõe kaldal asuvas Mistiku tüdrukute suvelaagris. Lapsed sattusid oma kämpingutes magades ootamatult vee alla. Paljud neist jäid lõksu ilma väljapääsu võimaluseta. Sidelaagriga oli täielikult katkenud ja teekond päästjatele oli täielikult ära blokeeritud. Ametlike andmete kohaselt hukkus 27 last ja vähemalt 5 on siiani teadmata kadunud. Texases mitu päeva jätkusid otsingu- ja päästeoperatsioonid, milles osalesid 100 spetsialistid, sõjaväe Black Hawk helikopterid ja päästekoerte meeskonnad. Katastroofipiirkonnas toodi välja üle 850 inimese, paljud evakueeriti õhuteed pidi. Katastroof nõudis osariigi 6 maakonnas 119 inimelu. Veel 170 inimese saatus on teadmata. Kohalikud võimud tunnistasid, et kuna nad ei oodanud sellise ulatusega katastroofi, seega elanike ennetavat evakueerimist ei teostatud. Taifuun Tanas. 6. juulil Taiwani saart tabas taifuun Tanas. Juba tormi lähenedes rannikualad seisid silmitsi tugevate tuulte, vihma, üleujutuste ja maalistega. Kaluriküla tabas mudavool, pühkides minema kõike oma teelt. Autod seilasid tänavatel nagu paadid. Samal päeval umbes südaöö paiku tabas taifuuni kese Chiai maakonda. See oli esimene kord 120 aasta jooksul, kui troopiline tsüklon sellesse piirkonda jõudis. Taiwani läänerannikul, kuhu taifuunid harva jõuavad, Tanasi saabumine oli tõeliselt ebanormaalne ja hävitav sündmus. Eriti rängalt sai kannatada Lõuna-Taiwan, kus Yunlini maakonnas registreeriti tuuleili kiirusega üle 217 kilomeetri tunnis. Ja Tainani linnas loodusjõud täielikult hävitasid Nankunshen Tai Tianfu templi kuulsad väravad, mille massiivne ehitis ületas 4-korruselise hoone kõrguse. Pingtungi maakonnas 2 päevaga registreeriti peaaegu 2,5 kuu sademete hulka. Ligi 700 000 leibkonda kogu Taiwanist jäi elektrita. Tanas nõudis 2 inimese elu ja vigastada said üle 500 inimese. Troopiliseks tormiks nõrgenenud taifuun Tanas tabas Hiina Shejiangi provintsi, liikus sisemaale ja tema mõju tugevate vihmasadude näol ulatus rannikust ligi 1500 kilomeetri kaugusel. Indoneesia. 7. juulil Indoneesias toimus Levotopi Laki vulkaani võimas purse. Sellega kaasnes kõrvulukustav mõirge ja püroklastiline vool. Tuhasammas tõusis tipukohalt 18 kilomeetri kõrgusele ja kuumade osakeste pilv tugeva tuule tõttu venis 5 kilomeetri ulatuses. Mitmed mäenõlvadel asuvad külad 15 minutiks matkusid täielikku pimedusse ja paksu tuha, liiva ja kruusakihjal. Äge joogiveepuudus piirkonnas muutus veelgi tõsisemaks vee saastumise tõttu vulkaaniliste heitmete tõttu.
Kohalike sõnul oli purse tugevam kui eelmised ja algas ootamatult. Tõusva tuha tõttu, mis ohustas lende Ida-Indoneesia kohal, suleti mitu lennujaama ja tühistati kümneid lende, sealhulgas Bali saarel. Vulkaanil on endiselt püsimas kõrgeim häiretase. Võimud on hoiatanud turiste ja kohalikke elanikke mitte läheneda kraatrile lähemale kui 6 kilomeetrit. Hiljem samal päeval vulkaan purskas uuesti, saates tuhasamba kuni 13 kilomeetri kõrgusele. Purskega kaasnes ka tugev müra ja värinad. Austraalia. 2. juuli öösel Austraalia idarannikut räsis võimas tsüklon, põhjustades kaose Uus-Lõuna-Walesi osariigis. Torm jättis elektrita üle 40 000 kodu ja ettevõtte. Suur-Sydney ja Illawarra piirkond kannatasid üleujutuste all, 10 teed olid suletud. Langenud puud ja elektrikatkestused peatasid rongiliikluse. Ka parvlaevaliiklus oli täielikult häiritud. Torm tõi kaasa tugevaid tuuleile kiirusega kuni 124 kilomeetrit tunnis. Sydney lennujaamas tugeva tuule tõttu töötas ainult üks lennurada ning umbes 150 lendu hilinesid või neid tühistati. 4 meetri kõrguste lainete poolt ranniku hävitamise riski tõttu 10 turismikülades asuvad majad sattusid ohtu. Inimesi tuli evakueerida. Mõnel rannikualal lained tõusid 12 meetrini, mis oluliselt suurendas ranniku erosiooni. Mõnes kohas sadas maha üle 200 mm sademeid. Jõgede veetaseme järsk tõus põhjustas ulatuslikke üleujutusi. Burrilli järve piirkonnas öö jooksul oli üle ujutatud umbes 200 maja. Meteoroloogid märgivad, et tänavune tsüklon on vihma, tuule ja koosmõjudega rannikule on üks hävitavamaid. Pommtsüklonid on sagedasemad põhjapoolkeral, kuid Austraalias on need haruldased, eriti nii lähedal maismaale. 2. ja 3. juulil Türgi kirdeosa mägipiirkondi tabas enneolematu juulikuine lumesadu. Temperatuur järsult langes, kohati täheldatud lumetorme, tugevat tuult ja peaaegu nullilähedast nähtavust. Karjamaad ja teed olid kaetud paksu lumega. Selline anomaalne nähtus hämmastas isegi kohalikke vanureid, keegi neist ei mäletanud, et siin keset suve lund sadanud. Hiina. Pikaajaline vihmasadu Hiina Sichuani provintsis on põhjustanud arvukalt üleujutusi, mudavoolusid ja maalihkeid. 4. juulil Tamba maakonda tabas võimas mudavool. Mägedest sadas alla üle 200 000 kuupmeetri kive ja mulda. Selle tagajärjel said kahjustada elamud, elektriliinid ja teede infrastruktuur. Sai kahjustada põllumajandusmaa. Katastroofi ajal mägedes loomi karjatanud 4 inimest jäid teadmata kadunuks. Enam kui 1700 inimest oli sunnitud evakueeruma. 5. juulil Yaani prefektuuris Tianquani maakonnas riigimaanteel toimus maalihe. Mitu autot jäi rusude alla lõksu. Selle tagajärjel hukkus 3 inimest ja 2 teise saatus on teadmata. Venemaa. 4. juulil Tjumeni tabas tugev paduvihk koos rahehoogudega. 2 tunni jooksul linnas ujutas üle tänavaid, elamuid, parklaid, poode ja kaubanduskeskusi. Mõnes kohas vesi ulatus esimese korruse akendeni. Ühistransport töötas katkendlikult. Pärast elementide möllu teedele tekkisid 10-pallised liiklusummikud. Samal ajal linna ilmajaam registreeris vaid 7 mm sademeid. See tõestab taas kord, et toimuvad sündmused võivad olla väga hävitavad, kuid samal ajal äärmiselt lokaalsed ega alluda mõõtmistsoonile. Päev varem piirkonna Isimi rajoonis sadas kuni 4 cm läbimõõduga rahet, mis kahjustas maju, autosid ja taimi. 4. juulil Omski linna läbis võimas torm koos äikese ja vihmaga. Tuuleilid ulatusid 35 meetrini sekundis. Hävitav torm murdis maha umbes 200 puud, lükkas ümber bussipeatusi, rebis maha rõdusid ja katusekate osi ning lõi aknaraame välja. Lendav raudlehm läbistas liikuva bussi. Loodusjõud kahjustasid 10 autosid ja hooneid ning põhjustasid liiklusummikuid. Terved linnaosad jäid elektrita ja gaasivarustus oli osaliselt häiritud. Tormis sai vigastada 5 inimest.
naine sai vigastusi ja koges šokki, kui osa tema kõrval asuvast hoone rõdust kokku varises. Veel 4 inimest said vigastusi konstruktsioonide, puude ja katustelt maha rebenenud metalldetailide langemise tagajärjel. 3. juulil Habarovskit tabas tugev paduvihm. 40 minutiga linnale sadas maha ligi veerandi kuusademete normist. Mõnes piirkonnas vihma, seina tõttu nähtavus langes mitme meetrini. Tänavad, sisehoovid ja parklad vajusid vee alla, autod seiskusid turbulentsetes ojades. 20 meetrit sekundis kiirusega puhunud tuul murdis puid ja piirdeaedu ning rebis maha reklaamtahvleid. Tuhanded elanikud jäid elektrita. Habarovski krai põhjaosas olukord oli samuti pingeline. Nikolaevsk-Amuri linnas oli juuli algusest saadik sadanud maha juba 73 mm sademeid, kuunorm on 57 mm. Alles hiljuti tagapaikal lämbus metsatulekahjude suitsu tõttu, mis olid hävitanud ligi 3 miljonit hektarit. Ja nüüd piirkonda on tabanud paduvihmad, mis põhjustasid ulatuslikke üleujutusi. 30. juunist kuni 2. juulini tagapaikal ja krais sadanud maha kuni 3 kuunormi sademeid. Ülekuivanud jõesängid ja ojad mõne tunniga muutusid märatsevateks jõgedeks, uhudes minema sildu ja teid ning põhjustades ulatuslikke üleujutusi ja hävingut. Uldurgi küla osutus maailmast ära lõigatuks, kevadel sild põles maha ja nüüd vesi oli üle ujutanud ainsa pea. Elanikud jäid ilma ületamiseta, sidevahenditeta, internetita ja toiduta kauplustest ning kiirabiautod ei pääsenud patsientidele. Tarasuni külas veetase mõnes kohas ulatus vööni. Üleujutus uhtus jõesängi laiemaks ja ta muutus 3 korda pikemaks kui sild, mistõttu ta lõpuks kokku varises. Ja üks maja sattus maalihke tõttu kaljuservale. Tarasuni jaamas uhus minema riigi peamise raudteesoone Trans-Siberi raudteerööpa. Rongiliiklus oli ajutiselt peatatud. Loodusjõud jõudsid ka piirkonna pealinna Tšitasse. Paduvihmad ujutasid üle tänavad, sõiduteed muutusid soiseteks, kuhu autod kinni jäid ja mitmel pool kadus elekter. Inimesed, kes on suurt šokki üle elanud, näiteks Texase katastroofi või mõnda muud loodusõnnetust, loomulikult loodavad, et kõik on möödas ega kordu. Oleme harjunud, et kõik halvad asjad mööduvad lõpuks ja muutuvad heaks. Kuid praegu see nii ei ole. Kõik, mida me oleme näinud juba mitu aastakümmet, on see, et olukord läheb aina hullemaks. Ja ta läheb katastroofiliselt hullemaks. Siin tekibki paradoks, meid on üle 8 miljardi inimese, paljud meist on targad ja haritud inimesed. Meil on reaalne võimalus planeeti päästa, elusid säästa. On ka teadlasi, kes mõistavad toimuva põhjuseid ja pakuvad lahendusi. Kuid paraku paljud inimesed lihtsalt ei soovi ohtu näha. Sest ilmselge probleemi tunnistamine hävitab nende plaane, lootuseid ja ettekujutusi tuleviku kohta. See kehtib ka enamiku teadlaste, poliitikute kohta, nende kohta, kellele me ühiskonnana oleme usaldanud kasvavate kataklüsmide probleemi lahendamisel. Sõbrad, lihtsalt visake pilgu maailmale. Me teame filmidest ja raamatutest, mis on zombiapokalüpsis, kui viirus muudab enamiku inimestest zombideks ja ainult vähesed jäävad terveks. Seega, me elame sellises apokalüpsises. Kui isegi pealtnäha targad inimesed räägivad ilmselgete faktide kohta jama. Ja kogu lootus jääb nende väheste tervetet peale. Otsustades selle maailma hulluse järgi, milles me praegu elame, on terveid vähem kuid nakatunuid. Jah, praegu mõni ei pruugi väljapääsu näha, kuid see ei tähenda, et seda pole. Vahel tundub, et kõik läheb nii halvasti, et tahaks alla anda. Kuid kui me oleme inimesed, kui me tahame elada, kui me mõistame ja väärtustame elu, siis miks peaksime alla andma? Kellegi rumaluse, lühinägelikkuse pärast, kellegi saamatuse, ahnuse pärast, kas peaksime alla andma? Lihtsalt võtma ja pea kõrvale pöörama. Kui sul on veel südametunnistus alles, siis kuidas sa hakkad edasi elama? Need, keda see zombiviirus pole veel nakatunud, ei tohiks alla anda. Me peame elama oma südametunnistuse järgides ja mitte taganema. Kui me tõesti kõik koos pingutame, siis suudame ületada kõik oma ühiskonna kriisid ja isegi kõige kohutavama, kliimakriisi. Üksi me hakkama ei saa, koos suudame palju ära teha.